Tere hommikust ja tere tulemast igatpidi erilisele arvamusfestivalile 2021. See, mille poolest on eriline inimestega näost näkku kohtumine ja ka nii vaktsineeritud või testitud laval istumine sellel aastal, ei vajagi enam rohkem tähelepanu. Aga lisaks sellele oleme me täna laval, mis on selle poolest eriline, et helipuldi katus, mis hetkel Vihmaes kaitseb ka meie publikut, tootis eilsel päeval rohkem energiat, kui kogu see lava suudab ära tarbida. Nii et siit andsime ka kolleegidele ja sõpradele veidi särtsu, mis on erakordselt kohane selleks, et arutleda selle üle, kuidas kogukonnad saavad ise endale elektrit toota, eks ole, Annika? Jaa, täiesti vabalt võiks ju sõita niimoodi seljakott seljas ja telefon laeb ja miks mitte auto, mis katuselt toodab nii palju, kui ära kulutab. Aga sinnamaani me vist veel täna ei jõua. Räägime kõigepealt hoonetest ja sellest, kuidas moodi kodumajapidamised ja muud ehitatud infrastruktuur saaks endale ise elektrit toota. Sest tegelikult ei ole see veel väga tavaline Eestis, et igal inimesel võiks oma elektrijaam olla või väike jupikenegi sellest. Aga me mõtlesime, et see võiks täitsa võimalik olla, kui asju teha koos. Ja nüüd me täna arutamegi selle üle, kuidas moodi teha ise endale elektrijaam niimoodi, et me hoiame kokku võrgutasudelt, hoiame kokku igasuguste saastete pealt ja saame ära elada oma elektriga. Ja on ju nii Eesti kui maailm täna selles olukorras, kus selle, mis on ahjuajamine, ei tööta. Samas aga absurdsena taastuv energia, mis justkui peaks olema meile nii ühiskonnana kui majandussüsteemina soodsam, rääkimata keskkonnast, on tarbijale kallim. Ei teagi enam, mis on see õige. Üritame tuua sellesse selgust ja ennekõike küsime, kas üks pere saab endal ise elektrit toota, kuidas aga oleks ühe küla, ühe ettevõtete kogumiga või kas või miks mitte ka Lasnamäe kortermajadega, kus võib elada mõnes majas kokku 1500 inimest. Kuidas see mõjutab seda majandusmudelit, mida see tähendab kogukonnale ja minu jaoks kõige olulisem, kuidas teha seda nii, et võidab nii kogukond kui siis võidab keskkond ja energiasektor ja nii nagu Märt on öelnud taastuvenergeetika ühistikut luues, kuidas teha nii, et not in my backyardist ehk siis nähtusest, et tehke muidugi, aga peaasi mitte minu läheduses energeetika ja eriti päikseparkide puhul saaks please in my backyard, et palun tulge siia, sest sellest on kasu meile kõigile. Mulle tundub, et juba nende parkide rajamise not in my backyard hakkab nagu probleemina maha minema. Ma just sõitsin täna hommikul varakult Lõuna-Eestist siia Paide kanti ja neid elektrijaamu, päikesejaamu põldudel ja majadel, mis tee peale jäid, ma ei jõudnud enam kokku lugeda. Mul läks 20 pealt lugemine segamini ja miks nad tekkisid? Tekkis siis, kui tekkis inimestel enda motivatsioon seda teha. Ja me arvamegi, et kui leida see õige motivatsioon üles, siis tegelikult seda, et kusagil on mingi paneel üleval, inimesed häirib oluliselt vähem kui see olukord, kui keegi tuleb ise tema tagaõue püsti panema ilma tema käest küsimata. Aga vaatame, kes meil siin täna kokku on aetud siia lava peale. Et meil on Peeter Vihma on kogukonna ekspert-sotsioloog, kes on siia täna toodud selle jaoks, et rääkida, et mis ühes kogukonnas võiks toimida ja mis teises kogukonnas võiks toimida, sest kogukonnad on erinevad. Üks on linnakogukond, teine on maakogukond ja kolmas on võib-olla mingisugune hoopis teistsugune. Niimoodi, et Peetri käest me tahaksime siis kogukonna eksperdi vaadet ja hinnangut, et kas need võib-olla natuke lennukad ideed, mis on mõnikord siin Liisaga üle huuli tulevad, kas see tegelikult võiks toimida erinevate kogukondade jaoks. Siis on meil Peeter, Peetri kõrval on Kulno. Kulno on Virtsust pärit kogukonna inimene, elab maal, peab talu ja tegelikult tegeleb energia edendusega just väikses kogukonnas. Et tema käest me tahaksime teada nüüd seda, et mis siis nagu nendele mitte linna antsakatele, kes siin põhiliselt lavade peal räägivad, aga kes tegelikult võiksid asju ise ära teha, korda läheb ja mis ei lähe. Et kuidas moodi seda kohalikku kogukonda tegelikult kaasa tõmmata. Siis on meil üks energeetik. Tema nimi on Martin Kruus. Martin on loonud mitu energiaettevõtet Eestis ja
no nüüd on Sunly, varem oli Nelja Energia, võib-olla tuleb veel 10 tükki juurde. Kindlasti tuleb varem või hiljem, aga Martin on siis see nii-öelda energeetiline mõistuse hääl meil siin lava peal. Et ütleb, mis tegelikult energiamajanduslikult võiks olla jätkusuutlik ja tehtav ja mis tegelikult ei ole tehtav. Et me tahaksime sellist hästi praktilist arutelu pidada. Ja Märt on siis see, kes annab hoogu või tõmbab vett peale ärimudelitele, mis siin erinevates variantides võiksid tulla aruteludele. Märt on energiaühistu tegevjuht ja Märt on läbi arvutanud kõik, mis annab teha rahaliselt niimoodi, et tegelikult ei pea peale maksma, vaid see jaam, mida inimesed teevad, maksab neile peale. Küll aga on vaatamata sellele Eesti ilmale, mis on hea küsimus, mille kindlasti tuleb täna küsida, et kas sellises suurepärases kliimas üldse päikeseenergia tasub ennast ära, on meile kohale jõudnud publik, kellel küsiksin mõned soojendusküsimused. Palun andke siis jah-vastuse puhul käega märku, selline väike hommiku võimlemine. Kõige selle peale, kas teie usute, et üks pere saab endale ise elektrit toota Eestis? Umbes pooled, mõned käed on sellised arglikumad kui teised, aga küla, rohkem käsi. See juba ütleb, et me oleme mingi nagu see, mida meie usume tõde olevat ja usume meie publik täna tõde olevat, ei ole üksteisest nii kaugel. Aga kuidas oleks ettevõtetega? Aga siis, kui see ettevõte ei ole mitte, ütleme, suur ja võimas, vaid pigem on selline väike ettevõte linnast väljas. Ettevõtlusse usk on inimestel väga tugev, mis on väga lahe. Aga kellel muidu on endal taastuvenergia pakett tellitud? Vähemalt kui nendel, kes usuvad, et see õige asi on. Pean ka ütlema, et mul ei ole, mille tõttu küsiks, kontrolliks, kas need takistused, miks ei ole või mis seisab Eestis taastuvenergeetika barjäärina ees. Jälle käsi püsti, kui see tundub barjäär. Üks asi on hind tänases Eestis. Ja seal juures hinna juures hoian uhked kätt ainukesena. Liiga madal elektrihind. No minul tarbijana Tallinnas 6. korrusel on see küsimus, et võrgutasu ja taastuvenergeetika tasu on kokku kallima ja ma ei jaksa sellesse süveneda oma üks külmkappi, üks pusuma siin tarbimise juures. Aga kuidas on barjäärina sellele tegelikult jälle minu jaoks Eestis ei saa aru, mis on taastuv, mis ei ole, läheb ühest torust, tuleb ühest torust. Tuleb välja, et mina olen siis, kelle peal saab testida seda, et kas on ka lihtsal inimesel aru saada. Aga sellega lähmegi selle juurde, et kuidas kogukond saab energeetikas aidata. Just, ja me tegelikult hakkame pihta sellega, et mis asi see kogukonna energeetika üldse on. Võtame selle juppideks lahti. Publiku käest küsime ka küsimusi ja kui teil on vahepeal tekkinud endal küsimusi, siis Liisa saab vahepeal kõndida publikusse ja teile anda kuivades tingimustes teie jaoks võimalust sõna sekka öelda, nii et Liisa pärast vajab fööni. Mikrofon on sealt taga olemas. Hästi. Et vaatame, kuidas see praktiliselt välja näeb, aga lehvitage meile niipea, kui on küsimusi. Aitäh! Just, ja kõigepealt alustakski selle nagu ideega, et kas üldse on võimalik nagu endale ise elektrit toota, et Martin, et sina need energeetik, et sina kohe ütled, miks inimene peaks endale ise elektrit tootma, et me oleme harjunud sellega, et Eestis on valdavalt seal Ida-Virumaal, mõnedes väikestes kohtades, üksikutes kohtades veel, mõned suured elektrijaamad, kus siis üle Eesti kantakse nende pikkade liinide kaudu, kust on suured võrgukaod, mis tingib ka kõrgeid võrgutasusid, elektrit laiali. Aga et see mõte, et miks me peame Narvast endale elektrit transportima või siis Soomest järjest enam, sest eelmine aasta Eesti ju sai 42% oma elektrist impordi teel. Et tegelikult see tähendab, et see on see raha, mis läheb kõik Eestist välja kellelegi teisele selle tootmisest. Aga kas selline mõte, et meil ei ole nagu paar-kolm suurt, mis kogu Eesti ära varustavad, vaid nagu võib-olla kümneid ja mõne aja pärast võib-olla sadu pisikesi, mis meid ära varustavad, on see üldse nagu elektrimajanduslikult, energeetiliselt teostatav? Siis peaks võib-olla natuke sissejuhatuseks rääkima sellest ka, et mis elektrisüsteem meil on.
et kui tihti retoorikas räägitakse Eesti energiajulgeolekust ja seal kipub tekkima selline illusioon või see illusioon isegi tahetakse nagu luua, et Eesti on eraldiseisev energiasüsteem, siis ma ei tea, kas õnneks või kahjuks ei ole see mitte kunagi peaaegu niimoodi olnud. No päris sajand tagasi, kui hakati esimese elektrijaamu ehitama Eestisse, siis see nii oli korraks, aga juba suhteliselt ruttu sajandi alguses ühendati need elektrijaamad omavahel ühtseks võrguks ja siis tuli selle kohta peaks ütlema, et kahjuks tuli siis Nõukogude aeg, kes nägi siis Eesti põlevkivi kui ühte Nõukogude Liidu suurt energeetilist ressurssi ja ehitas selle ümber ka vastava elektrisüsteemi, mida siis tollel ajal ja tegelikult isegi tänapäeval nimetatakse Loode Venemaa energiasüsteemiks, kuhu kuulubki siis füüsiliselt Loode Venemaa ise, Balti riigid, Valgevene ja tegelikult nii kummaline, kui see ka ei tundu, see elektrisüsteem, mis tollel ajal loodi kuskil 50-ndatel, töötab tänase päevani. Et selles mõttes võiks öelda, et kõik on hästi, kõik töötab, milleks neid üksikuid päiksepaneele, milleks neid tuulikuid vaja püsti panna on. Aga nüüd ikkagi mõelda natuke tõsisemalt selle süsteemi peale, selle jätkusuutlikkuse peale, siis iga inimene võib-olla üksindagi saab aru, et see ei ole tulevik ja veelgi enam nii-öelda rahvad või siis kogukonnad või riigid tervikuna on sellest ammugi aru saanud, et see kindlasti ei ole tulevik ja see väljendub siis niisuguses kahes energiapoliitilises suunas. Üks on siis see, et fossiilkütustelt üleminek taastuvatele, sinna filosoofiasse praegu sisse ei läheks, et kas see on vajalik või ei ole vajalik. Ütleme, ette diskussiooni jaoks eelduseks on see, et see on vajalik ja see on kindlasti vajalik. Ja teine siis suur suund on see, et mitte siis elektrienergiat ei peaks tootma need suured riiklikud monopolid, vaid et elektriturg peaks olema võimalikult mitmekesine, et sealt saaksid osaleda kõik, kes seda soovivad. Ja eriti just siis taastuvenergia kiire arenguga viimastel aastatel just nimelt päikseenergia kiire arenguga, mis tähendab seda, et energia tootmine on muutunud modulaarseks. Modulaarne tähendabki seda, et üks energiatootmise ühik on väga väike, ka odav, selle võib võtta kaenlasse, neid võib panna kõrvuti 2 tükki, 10 tükki, 20 tükki, 100 tükki, 1000 tükki ja niimoodi klotsidest ehitada täpselt sellist energiasüsteemi, nagu siis konkreetsel juhul nagu vaja on. Ja tuulikud on ka tegelikult modulaarsed, sest et ühe tuuliku ühikvõimsus võrreldes ikkagi nende vanade elektrijaamadega on väga väike ja neid võib panna ühe tuuliku, võib panna 10, nii nagu parasjagu vaja on. Ja tulles siis sul küsimuse juurde tagasi, et kas see on võimalik ja vajalik, jah, see on võimalik ja vajalik, seda tegelikult ka juba tehakse. Nüüd antud diskussiooni nagu mõte on siis selles, et kui see tegemine siiamaani oli võib-olla natuke selline, ütleme, et tegime, aga ise ka ei uskunud päris täpselt, et kas see ikka on see õige asi. Ja see tegelikult on kestnud väga pikka aega, sest taastuvenergeetikat on ju niimoodi nurgast vaikselt ju kuskil toanurgas kogu aeg arendatud Eestis ka juba peaaegu 20 aastat ja kogu aeg on mõeldud seal kõrval, et see ei ole päris tõsine asi. Et toon lihtsalt ühe näite, et kui oli EV100 suured pidustused ja nii edasi ja valdkonnade kaupa anti välja niisuguseid ülevaatavaid kokkuvõtvaid raamatuid, siis selline anti välja energeetikas ja veel seal selle raamatu nii-öelda lõpposas järeldustest üritati vaadata ka tulevikku ja räägiti põhiliselt põlevkivienergeetikast. Ja nüüd tegelikult see muutus selle 3 viimase aastaga, nagu sa ka enne ütlesid, et meist on saanud importija, põlevkivi osakaal on kukkunud täiesti sellise väga drastilise joonega praktiliselt põhja, et see muutus tegelikult juhtub ühel hetkel ja ta ei juhtu niimoodi, et üks aasta natukene, teine aasta natuke, vaid pigem on see niimoodi, et ei ja siis ühel hetkel käib niisugune sahmakas ära. Ja nüüd on see sahmakas nagu käinud ja põhimõtteliselt on nagu turg vaba kõikidele meile, et see tühimik ära täita. Ja ma arvan, et energiaühistu vorm on selleks nagu ideaalne. Ei saa mitte jätta küsimata nüüd jätkuküsimust enne, kui põrgatame Märdile selle kogukondliku ja ühistulise ärimudeli küsimuse. Aga energeetikas ise alustasid sellest pärandtaristust, mille peal me tegelikult elame. Meil on infratootmisvahendid, kõik on suure investeerimisvajadusega ja selle tõttu pika töötsükliga, pika elutsükliga. Et kuidas sellises konservatiivses pika elutsükliga ja pideva tarbimisega sektoris saab sahmakas tulla?
vaata seal nad just juhtuvadki, sest et ütleme, et kui me võrdleme näiteks, üritame võrrelda energeetikasektorit ja tihti ka omavahel võrreldakse IT-sektoriga, mis on meil väga arenenud ja me oleme väga uhked selle ja nii edasi ja loodetakse ka niisugust rohetehnoloogiatest midagi analoogset, siis IT hakkas tulema, no võib öelda niimoodi jämedalt, hakkas nullist tulema. Kui sa hakkad nullist tulema, siis sa saad niisuguste sammukestega niimoodi liikuda. Aga suured süsteemid tavaliselt kukuvadki kokku äkki. Ja pigem on küsimus, ja sellepärast nad kukuvad äkki kokku, sest nad on suured. Sest et suur süsteem ei saa kokku kukkuda niimoodi natukene. Kui ta korraga ikka mingi tugi alt ära läheb, siis ta kukub kolati täielikult kokku. Ja pull on nagu see, et tavaliselt seda nagu kõik nagu näevad, et see tuleb. Aga nad nagu ei usu seda või ei taha uskuda. Ja pigem ongi see, et nad lihtsalt, ega inimesed on kõik sellised ise seal hulgast, et sa istud ikkagi niisuguses mugavustsoonis ja ütleme senikaua, kuni on võimalik, eks ju, diiselkütust autosse tankida, sa teed seda. Kuigi sa saad juba ise aru, et tegelikult on see juba nagu jama. Märt, tõesti see, mida Martin siin kirjeldas, nii maailmavaateliselt, ökoloogiliselt kui ka ühiskonnana on väga loogiline. Me teame ka, et taastuvenergeetika osakaal on Eestis, Euroopas ja suures osas maailmas tõusnud drastiliselt viimastel aastatel, kui kas see, kas 0,3% on drastiline või nagu oligi juba aegtõus, on üks teine küsimus. Küll aga endiselt on see, et kuidas need sellised suured ja maailma seisukohalt, ühiskonna seisukohalt võetud eesmärgi saaksid tulundusühistuna, mis on see mudel, millest me täna räägime, välja tulla. Kuidas see töötab? Eestis oled sa neid mitmeid variante läbi arvutanud, aga kuidas see, mida on saanud üksikad jõukamad inimesed teha toetuste toel, needsamad pargid, millest rääkis Annika, kus kuni pool jalgpalliväljakut üks inimene saab täis külvata siis päikesepaneele Eestis, ja mida on teinud ettevõtted ju suure seadusandliku surve ja toetuste toel. Kuidas järsku saavad kogukonnad selle endale loogiliseks teha? No vaata, siin ongi see, ma vabandan, ma vasaku käega hoian dekoratsioone kinni, aga püüame hakkama saada. Väga, et jõukad inimesed ja ettevõtjad saavad seda teha. Samas jälle, nagu Martin väga hästi tõi sisse termini modulaarsus, ehk nad on klotside kaupa saab teha. See tähendab seda, et saab seda taastuvenergiaparki teha endal üks majapidamine, aga samamoodi ka üks korteriühistu, üks majade rühm. Liisa, sa ise mainisid, et mida teeb näiteks inimene, kes elab 4. korrusel. Kuidas tema saab taastuvenergiast osa? Et energiaühistu mõte ongi see, et ühistusse saavad kuuluda majaomanikud, korterielanikud, inimesed näiteks, kes töötavad Soomes, inimesed, kes elavad metsatalus, teistest võrkudest üldse eemal. Et ühistu ongi see vorm, mille kaudu kõik inimesed saavad nagu ühiselt kokku tulla. Ja kui kõik need üksikud inimesed kokku tulevad ühistulises vormis, tekibki mingi kogu, et me saame koos selle asja ära teha. Aga räägi mõne praktilise näitega läbi, sest jälle kogukond, energiasäästlikkus, kõiki sõnu usume, aga tahaks seda ette kujutada, et kuidas see välja näeb? Ma kujuta ette nii, et tegelikult Eestis mõned väga tublid korteriühistud on juba enda majadele taastuva energia lahendused pannud. Et okei, nimi on korteriühistu, aga nad on ju lahendanud ka oma energiaprobleemi, ehk siis ka nemad on energiaühistu. Et ma ühe konkreetse Õismäel asuva paneelmaja näitel, kus on 5-korruseline maja, 2 trepikoda, nendel on katusel päikesepaneelid ja nad toodavad 40% oma majas vaja olevast elektrist ise, aga sellele lisaks võimaldab see ka osaliselt soojust toota. Et tegelikult paneelmaja Õismäel 50% soojusest toodamise ja 40% elektrist. See on võimalik. Täpselt selliseid samasuguseid lahendusi võime teha ka ju mujal. Näiteks kogukonnad, mis on nagu Eestis on hajaasutus, laiali pillatud. Osad majad on puude all, päikest toota ei saa. Osad on kuskil tee ääres, kuhu lihtsalt ei tohi taristut teha. Aga nende majade vahel on tühi plats.
mis ühiselt kasutusele võttes tooks kasu nii nendele majadele, mis on puude all, kui ka nendele majadele, mis ütleme suure tee lähedal, kuhu elektriliine tõmmata ei tohi. Et ühistulises vormis on võimalik teha selliseid ühiseid taastuvenergiaparke. Siin ei saa jälle, kui ma vaatan, lihtne inimene 2010 sõrme vaatan oma elektriarvet, ei saa üle ega ümber sellest, et seal on see mingi võrgutasu element, mis on umbes pool sellest. Kas me reaalselt räägime siis selle endale jätmisest selle tõttu, et võrku ei ole, su paneel ja su tarbimiskoht on kõrvuti? Vastus on jah. Et sisuliselt jah, jämedalt öeldes sisuliselt 40% oma igakuisest elektriarvest, kui sa ise tooda, siis see ongi see kokkuhoid. No nii, aga ma mõtlen kohe, et aga lähme nüüd nagu päris reaalse inimese kingadesse, et Kulno, sina elad maal ja sealt küll suures osas Eesti sõidab iga aasta läbi, kui neil on vaja jaanipäeval Saaremaale minna või muul suvisel hooajal. Nii et sealt võiks olla potentsiaalselt neil rohkemgi tarbimist kui kohalikud inimesed, aga mis sinu jaoks annaks energia kogukond üleüldse? Sest tihtipeale sa näed, et tulevad tuulikud, Virtsus on ühed esimesed Eesti tuulikud juba aastaid, eks ole, aga need ei ole kogukonna omad, need on kellegi teise omad. Aga mida sina kohaliku inimesena arvad sellest mõttest, mis Märt ütles, et paneks kamba peale midagi püsti ja teeks ise endale? No mina isiklikult, kuna ma olen ka energiaühistuga juba liitunud, siis arvata võib, et ma olen selle mõtte pooldaja. Aga samas, et inimesed saaksid koos energiat toota, siis ma arvan, et see mõte tegelikult on, et üldse midagi koos teha. Ja üks nendest asjadest võiks olla siis see energia. Energia on väga oluline sisend ikkagi meie kõikidesse tegevustesse, aga on ka muid asju. Et selles mõttes on see energiaühistu minu jaoks nagu üks võimalustest, kuidas kogukond omavahel saaks koostööd teha. Aga sinna kõrvale kindlasti tuleks ka muid asju teha. Et selleks, et see kogukond siis muutuks terviklikuks ja lõppkokkuvõttes võiks olla kogukond ise majandab. Et siis lisaks energiale ka mingid magasiaidad, eks ju, ja selline suurem koostöö. Aga jääme täna siia energia juurde siis. Aga kui sa mõtled, et okei, teil olete seal Virtsus kogukond, te suhtlete omavahel, midagi võib-olla teete juba koos, et tegelikult väga paljud Eesti kogukonnad tegelevad sellise ajaviite tegevusega. Seltsitegevus, mingid kultuuritegevused, mis on tegelikult sellised, mis inimesed tahavad koos teha, mida igaüks oma, et teeb ka mingil määral, aga ühel hetkel hakkab tüütu üksi iseendaga arutlemine. Aga mis siis sinu jaoks on puudu, et miks täna näiteks Virtsus veel ei ole energiaühistut, et mida see ühistu peaks sulle andma kogukonna inimesena, millega sa ise nagu hakkama lihtsalt ei saa? Ja Virtsus on tegelikult arenguselts, mis on toimetanud juba 14 aastat, nii et väga vana ja tänu sellele sai Virtsu ka Eestis valitud arukaks külaks Euroopa tasemel, nii et selles suhtes on Virtsu päris eesrindlik, aga samas tõesti sul on õige, et suurem osa tegevusest on olnud meelelahutuslik pigem, aga on ka talguid tehtud ja on ka korda tehtud pärimuskultuuri objekte, nii et ehitatakse linnust ja nii edasi. Aga sellist millegi tootmist või kas või näiteks ühisaiand võiks olla, eks ju, ja et sellist asja ei ole tehtud ja tegelikult see tootmine annakski kogukonnale võimaluse mitte projektipõhiselt elada, vaid toota ise omale nii palju siis tulu, et oleks võimalik teha investeeringuid koos. Ja minu jaoks ongi see, et mõned inimesed suudavad rohkem raha nagu mängu panna, mõned vähem. Ja siis anda kõigile võimalus kaasa rääkida, kuna ühistul on, eks ju, igal inimesel on üks hääl, üks puha, palju sa sinna raha sisse paned. Kasum küll jaotatakse pärast selle järgi, või kui tuleb kasumit, kui palju keegi raha sisse on pannud, aga põhimõtteliselt on mõttekas see kasum sinna pigem reinvesteerida ja teha mingeid muid asju veel, et näiteks kohalik heakorra teenus, eks ju, mis võiks olla ka kogukonna omanduses, et ei pea kuskilt tellima. Et võimalikult palju raha jääks pöörlema sinna sama kogukonna sisse. See on see minu mõte. Vaat kui huvitav, mina mõtlesin kogu aeg, et tegelikult kogukonna jaoks, eriti maa inimese jaoks, ma olen ise ka 1,5 aastat elanud Virumaa metsas, et oleks valdavalt võib-olla see säästuefekt oluline, et see ei maksa liiga palju energia eest. Et inimestel tihtipeale maal sissetulekud on väikesed, neil on kulud, mis võib-olla tihtipeale on suured äkiliselt ja seetõttu see kogukonna nagu säästuefekt
oli minu meelest suur, aga tegelikult see, mis sina praegu ütlesid, on täiesti uus nagu dimensioon, et hakata kogukonnana ise tulu tootma, mitte lihtsalt olla läbisõiduhoov, eks ole, vaid saada midagi sealt ise, finantseerida midagi enamat kui ainult see energeetika. Ja nagu ma ennem siin vihjasin, et tegelikult on elektri hind liiga odav, et see on barjäär. Mina ei usu, et praegu kellelgi tegelikult, kui sa vaatad, palju see elektri eest maksab, et see nüüd oleks midagi sellist, mille pärast peaks hakkama väga tõmblema. Aga me teame, et see elektri hind nüüd kõigub kõvasti, hakkab aina rohkem kõikuma ja eks ta hakkab tõusma ka. Nii et need sellised projektid lähevad aina tulusamaks selles suhtes, et kulud jäävad samaks, eks ju, või kukuvad isegi, kui paneelid on kõvasti odavamaks läinud, muud tehnoloogiad siin hakkavad ka ehk massiefektina siis langema. Aga samas, kui elektri hind tõuseb, siis seda rohkem on võimalik kokku hoida, eks ju. Nii et see tuleb ka kindlasti mängu. No ilmselgelt ka mitte ainult kliima, aga ilm on sellega nõus, sest selle jutu peale ilmus taevasse päikselaadne toode ja hakkas jälle meie helipultis endale elektrit tootma. Kulno rääkis väga edukast ja nutikast kogukonnast, kus tema ise on ka eestvedaja olnud ja kus tõesti juba teist aastakümmet tehakse ühte, teist ja kolmandat. Sina, Peeter, oled uurinud seda, kuidas Eestis kogukonnad kokku tulevad ja räägi meile, kas selline kogukondlik energeetika, kuidas selline kogukondlik energeetika oleks võimalik arvestades, kui kirjud ja mitmekesised on Eesti kogukonnad, mitte ainult oma asukoha ja siis sellise nagu hajususe või koos olemise osas, aga ka koostöö tahte, majanduslike võimaluste ja ka usu osas, et üldse koos midagi saab ära teha. Ennem kasutati siin energiaühistute põhjenduseks selliseid mõtteid nagu, et me hoiame kokku elektri hinnalt, me hoiame kokku võrgu hinnalt. Ma mõtlesin, et tegelikult see tähendab, et me hoiame kokku on see, mis on siis selle ühistulise sotsiaalse poolega täpselt samamoodi. Et laias laastus ei ole vahet, kes hoiab kokku. Ja kui me mõtleme ükskõik missugusele elektri või ükskõik missugusele kollektiivsele tegevusele, siis see eeldabki seda, et inimesed teevad koostööd teiste inimestega. Nüüd energia või siis ütleme siis kogukondliku liikumise puhul me tavaliselt peame silmas seda, et selles kontekstis, et need inimesed elavad suhteliselt lähestikku. Ja energiaühistu puhul on ju piiriks see, et hetkel praegu seaduste puhul lubatakse otseliini tõmmata 6 kilomeetrit. See tähendab, et kui kuskil selle 6 kilomeetri raadiuse sees elavad inimesed, siis nendel on väga lihtne majanduslikult siis arvutuslikult öelda, et okei, et me saaksime sealt seda võrgutasu kokku hoida. Ja see, kui on juba midagi tehtud, kui inimesed soovivad mingisugust asja ette juba teha, siis selle baasilt on väga lihtne hakata ka elektrit tootma. Aga kuidas on Eestis selle usuga, et kogukond saab midagi suurt ühist ette võtta? Kulno rääkis kas või seesama, et koos toodame, koos teeme, koos ka usaldame üksteist nii palju, et majandustegevusse, et panna ühisesse tegevusse ka oma investeeringunugas. Et see ei ole ainult projektipõhine tantsupassi ehitamine. Võib-olla mõelda niimoodi, et igasugune koos tegemine eeldab usaldust ja me kõik oskame arvutada. Võib-olla paremini või halvemini, aga me kõik oskame arvutada. Ja me kõik oskame mõelda, et sellele, et mis oleks mulle kasulikum. Nüüd, me võime ju põhimõtteliselt elektrit toota ka niimoodi, et me ostame selle külas elava osaühingu käest näiteks. Aga praegu me räägime siin sellest nagu kogukonnapõhisest tulundusühindust ja selle mõte on minu meelest, nii palju kui ma seda uurinud olen, on see, et selle abil me saame lahendada mingisuguseid muid probleeme või saavutada muid eesmärke, mis ei ole ainult seotud majandusliku tuluga. See tähendab, et kui me vaatame ükskõik missugust elektri tootmist või praktiliselt mingit muud inimtegevust, siis selle kõrvalsaaduseks on mingisugused
tuleb, ütleme, et ebameeldivused, mida tavaliselt, eriti just fossiilsete kütuste puhul keegi kinni ei maksa või vähemalt otseselt kinni ei maksa. Ütleme, et kuskil see toss läheb, kuskil see vesi kaob, kuskile need tuulikud kerkivad ja kui nüüd mõnele inimesele tundub, et see ei peaks olema õige viis, kuidas toota energiat, siis võttes energia tootmise enda kätte, teheks selle enda kogukonna asjaks, saab need probleemid lahendada, sest turg neid lahendama ei kipu. Ehk tegemist on tegelikult sellise tasakaalu otsimisega, mitte kus leitakse see tasakaal, et kogukonnana kõik ei pruugi saada oma esimest eelistust ehk seda, et on kogu aeg soe ja kuiv ja meeldiv, elekter läheks kuskil mujal, aga kõik saavad ka ebameeldivusest võimalikult väikse osa. Ma arvan, et ei ole praeguste hindade, praeguste koostöötaseme juures ei ole mingit põhjust teha mingisuguseid mööndusi oma elukvaliteedile. Nii nagu mina aru saan, siis majanduslikult ja tehnoloogiliselt kursis olevad inimesed on rääkinud, et päikesepaneelide hinnad on viimase 2 aasta jooksul langenud 3 korda. Samas elektri hind on eelmise aastaga võrreldes tõusnud 2 korda. Et kui seda arvesse võtta, siis me suudame praeguste arvutuste järgi iga kogukond peaks suutma endale toota nii palju elektrit, et ta ei pea külmetama või vähem külmkappi sisse lülitama selle tõttu. Et pigem on küsimus selles, et kui me tahame midagi muud kui seda, mida turg võib meile pakkuda ja kogukonnad on alati sellised kogukondlikud organisatsioonid, kogukondlik aktiivsus toonud mingisugust lisandväärtust, mida mingitel põhjustel selles piirkonnas parasjagu ei ole. See võib olla mõnus tunne, mida turg ei paku, see võib olla klubiõhtu, kinoõhtu, see võib olla korrastatud plats, aga see võib olla ka, nagu me praegu siin arutame, palju praktilisem, palju sellisem traditsiooniliselt turu poolt täiesti juba koloniseeritud nii-öelda tegevus. Seda enam, et selline mõtteviis, et me tahame säästlikku energiat, me tahame otsustada ise, sest ka see ise otsustamine on ju miski, mida saab sellise kogukondliku algatuse puhul jääb kogukonda, mitte ei otsusta seda Eesti Energia juhid, kuhu täpselt see park tuleb ja siis räägivad läbi kogukonnaga, vaid kogukond ise ütleb, et ei, meil on siin ühisvara, me tahame seda kuidagi rakendada paremini. Aga miks siis ikkagi on niimoodi, et kõik see jutt, mis sa räägid, on nii praktiline ja nii loogiline, et meil ei ole neid kogukondlikke energiaparke veel. Meil on küll lauluseltse, meil on külakiikesid, meil on igasuguseid teatrietendusi, mida tehakse ja veel terve hulk selliseid inimeste nii-öelda vaimselt kultuurilist kokkutoomise vorme ja väljundeid, aga sellist nagu tootmisväljundit meil praktiliselt kogukondades ei ole. Mis siis viga on? 10 aastat tagasi tegi Arengufond energiaühistute pilootprojekti. 10 aastat tagasi, kui me räägime sellest, et viimase 2 aastaga on päikesepaneelid hinnad 3 korda langenud või efektiivsus, ühesõnaga laias laastus nüüd mõttekam, 3 korda mõttekam anna. 10 aastat tagasi see ei olnud võimalik, arvutused ei lubanud, see on üks põhjus. Teine põhjus on see, et Eesti inimesed on hirmus tublid ja nad jõuavad hirmus palju, aga 24 tundi on ikkagi kõigil päevas. Ja kui me vaatame sellele, kui te sõidate Eestis ringi ja vaatate, kui kenad on inimeste kodud, kui palju jõukust on kogunenud, kui hästi, kui meeletud hektarid niidetud muru, Land Cruiserid iga aia ees. Riia toetused. Eks ole, et inimesed on jõudnud oma kodu korda teha ja nüüd nad mõtlevad võib-olla järgmise sammu peale. Ehk aeg on küps. Aeg on küps. Ja selle tõdemuse pealt olemegi jõudnud umbes oma arutelus poole tee tähiseni. Kas on publikus küsimusi, tähelepanekuid, märkusi või ka väga konkreetseid ettepanekuid kogukonnast, kus on asjad ühte või teistpidi? Näen ühte kätte, publiku mikrofon liigub seal automaagilisel viisil. Töötab. Aitäh, hea arutelu juures. Ma tahtsin küsida ja tegelikult pakkuda veerand vastust ise ka, aga siis äkki täiendada seda nende praktiliste asjade juurde ikkagi tulla. Et mis on, et ütleme, et kui on kogukonnas keegi liige, siis kes saab inspiratsiooni teie sellest vestlusest ja tahab midagi teha, et mis need praktilised asjad on siis,
mida peaks tegema. Ja see veerand vastus, mis ma tahtsin jagada, oli, mis ma see nädal kuulsin, et ma osalesin ühel kohaliku omavalitsuse planeeringute alasel koosolekul, nad teevad üldplaneeringut ja nad ütlesid, et midagi on muutunud, et meile tuleb massiliselt ettepanekuid nende maadele siis ette näha tuuleenergiaalad. Ja see võib-olla on seotud või noh, et arvasid, et see on seotud sellega, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja tulemas eelnõuga, mis siis kohalikele kogukondadele hakkab kompensatsiooni maksma. Et tundub, et sealt hakkab nagu mingisugune pööre või mingi muutus tulema. Et ma siis järeldasin, et okei, et järelikult peaks ka oma maa kuskil laskma planeeringusse tuuleenergeetika alaks määrata. Aga mis on veel need sellised praktilised sammud, mida üks kogukonna liige peaks siis tegema? No Märt, sina võta sõna järg üle ja anna vastuseid. Väga praktilisi to-do list, siis inimesed lähevad koju ja hakkavad kohe tegutsema. Punkt 1, helistage mulle. Ja siis kõige tähtsam ongi, mis inimesel tekib, mis ma nüüd teen. Ja siis ma saangi öelda, et punkt 1. Kõigepealt, mis on su enda katastri number? Kus sa elad? Seda peaks igaüks ise teadma. Siis suhtlema kohaliku omavalitsusega, et mis on omavalitsuse plaanid. Kuidas omavalitsus on näinud, et kuidas meie vallas, kuhu tulevad pargid, kus on ühiskondlik maa, ennast natuke kurssi viia. Ja siis punkt 3, siis ma küsiksin, kas sa oled üksi või on teid rohkem? Palju on? Kas sul on naabreid? Kui palju teid külas on? Siis 4. küsimus, kas te olete valmis tegema midagi koos? Ja siis, kui teid on juba 4 ja 5, siis saame kokku. Siis ma saan teile ette veidike mudeldada, veidike arutada, mida me saaks teie kogukonna maadel teha, mis on mõistlik. Aga see on arutelu. Vaat mina ei saa ju välja pakkuda, et siia see. Ma pigem utsitaks kogukonda ise otsima, nagu Peeter tegelikult ise ju mainis ka, et mida meie enda juures teha saaksime. On see päikesepark, on see tuulepark. See on see, mida energiaühistu pakkuda saab. Veidike anda seda energeetilist kompetentsi juurde. Aga Märt, räägi siia kohe ka, mis on mõistlik, et tõesti nii eriolukordades oled seda kogukondadega läbi arutanud. Kas näiteks piisab, kui on mõned majad, mõned talud, kas on mõistlik, kui energiaühistu liikmeks on ka näiteks mõni suurem tarbija? On see põllumajandustarbija, on see mingit sorti tööstus, sest olgem ausad, praegu suvisel ajal on kõige lihtsam paneelist saada elektrit kätte, ütleb minu lihtne arusaam. Aga suvisel ajal ju elukondlik tarbimine on kõige madalam. Täpselt nii, et kõige mõistlikum ongi, kui seal on mõni põllumajandusettevõtte, saekaater, kohalik õmblustööstus, ka toiduainete tööstus, jahutus, no ütle veel. Sul on mikrofon. Kõik, mis tahab palju elektrit saada. Kõik, mis tahab Vilja Kuivati, ka nemad on ju kogukonna liikmed. Need ettevõtted, majapidamised, kõik kokku. Et Liisa ütles jumala hästi, et tegelikult kui suvel päike paistab, kedagi kodus ei ole, siis me elektrit tarbida ei saa. Need kogukonna pargid võivad ju energiat toota ka sellele kohalikule ettevõttele. Et selles mõttes ongi, et park toodaks siis, kui on ka tarbimist. Et just ongi see, et kogukond koosneb inimesed, ettevõtted ja võib-olla ma rutan teemast ette ka kohalik omavalitsus. Kõik 3 võivad olla selle kogukondliku pargi liikmed ja osalised. Vallavalitsuse hoone, ma olen kuulnud, vajab elektrit. Hästi magus koht, ma tahaks seda vahele susata praegu, et kui sa ütlesid väga õieti, et elukondlikud kodudes, eks ju, kõik on õues ja keegi tarbib mitte midagi, aga see suvi oli väga eriline, et kõik jahutasid oma kodusid, samal ajal kui päike paistis. Kodusid, vaid ka, ütleme, jäätsetootjad pidid jäätsit jahutama. Kas on veel publiku küsimusi enne kui ka teistele Kuna tahtis natuke kommenteerida, publiku on natuke mõelda veel, kui kohe tuleb. Ma tahtsin öelda, et see jahutuse probleem oli pigem linnas, et maal me küll ei pidanud jahutama, et Palk-Tare oli väga mõnus jah. Läksite mere äärde, tuul puhus. Ja Savimaja muide, soovitan kõigile. Kõige mõttekam on kokkuhoidmine. Aga Peeter, praktiline samm selleks, et seesama kogukond saaks kokku hoida, selleks, et hakata elektri pealt kokku hoidma? Kõige lihtsam on ehitada sinna, kus vundament on juba olemas. Kui muu maailma praktikat vaadata, siis näiteks Inglismaal nende ühistutest, energiaühistutest kolmandik on sündinud mingisuguse olemasoleva organisatsiooni baasil, kogukondliku organisatsiooni baasil. See tähendab, kas on mingi külakeskus, mingi muu kokku koos käimise või koos tegemise viis. Ja kuna Eestis on see suhteliselt levinud, et
noh, kus ei ole külavanem, seal on külaselts, kui ei ole külaselts, on arendusselts ja nii edasi. Et siis see tähendab, et inimestel on juba tekkinud esiteks mingisugune toimiv koostöövorm, teatud vastastikune usaldus ja ka, mis Märt, sina välja tõid, info selle kohta, mis on kogukonnas olemas. Sest et meie jutt algas ju sellest, et ka tegelikult ühel inimesel oleks võimalik ja majanduslikult mõttes mõttekas, ütleme 10-15 aasta perspektiivis endale panna on need paneelid. Aga kogukonnas me saame kasutada ära ühisomandis olevat vara, saavutada massi või mastaabiefekti ja nii edasi. See tähendab, et kõik see, mis on kogukonnal olemas, aga üksikinimesel just nagu ei ole või vähemalt ligipääsu ei ole või mingi asi, mida mul on, aga teisel ei ole, näiteks mul on maa, aga seal on ettevõte, kellele oleks vaja elektrit, siis kõik selline on ressurss, mida kogukond saab kasutada ja selleks peab seda lihtsalt teadma. Peeter, lisan siia juurde, vaatad, kui me ennem rääkisime, et elekter on nii odav, et kui sa vaatad oma majapidamise elektriarvet, no ei lükka liikvele. Miks ma peaksin pongestama? Maksan 10 eurot kuus rohkem tühja sest. Aga siis, kui sa vaatad, et kui see kogukonna park aitaks näiteks meie valla ujulal paar tuhat eurot kokku hoida, siis näiteks võib-olla ujumistreeneri palga saame sealt, et lastel oleks kasvõi ka treeneri palka ära maksta. Ja siis ma toon siia juurde, ma arutelu alguses tõin selle Õismäe paneelmaja näite. 30 korterit ühistu, nemad aastas hoiavad kokku 3900 eurot. Lihtsalt konkreetne number ja ühe konkreetse korteriühistu sääst sellest, et ise toodavad. No nii, aga meil on veel publikult küsimus, palun. Siin tuli vahepeal nii palju mõtteid, et mul see mõte, mis enne oli kadus ära. Aga tuli kindlasti 2 uut mõtet. Mul on 2 uut mõtet küll, jah. Üks oli see, et kui palju siis need korteriühistud või üleüldse kogukonnad mõtlevad selle peale, et erinevaid akulahendusi rakendada. Et siin tuli nagu see välja, et ju kõige rohkem päikeseenergiat saame me päeval, aga inimesed paratamatult ei tarbi seda ära. Ja siis tekib see küsimus, et mis me siis teeme sellega. Aga kas kui palju siis sellised lahendused, akulahendused tegelikult juba päevakorras on? Või mis need plussid-miinused teie arvates on? Ehk salvestamine, Martin, energiasalvestus tõesti. Et seda võib ka minna käega katsumise samas mäe peal üleval on üks konteiner, mis on seesama ettevõtte poolt tehtud, mis seda varikatusegi tegi. Olgu öeldud, et ma olen selles ettevõttes väike osanik. Igaks juhuks, kui ma väga suurt müügitööd hakkan tegema. Aga seal on olemas akud ja saab käega katsuda, et vaadata, mida see tähendab. Ja see varustab praegu ära täielikult päikseenergiaga siis selle lavatehnika ja selle üleval oleva lavatehnika. See töötab. Aga nüüd, kui tulla selle praktilise vajaduse juurde, siis praegu ikkagi elektrivõrk on meil olemas ja kui ma alguses rääkisin seda, et suured süsteemid kukuvad kiiresti kokku, siis elektrivõrgu kokkukukkumist, ütleme kaablisüsteemi, alajaamade süsteemi kokkukukkumist ma nagu ei prognoosi. Ja nüüd ongi salvestamisega nagu 2 asja või 2 võimalust laias laastus, et kas me salvestame enda juures, et siis tarbija salvestab ise või salvestab keegi teine selle elektrisüsteemi kuskil teises otsas. Ja need mõlemad lahendused on omade plusside ja miinustega ja nad on ka olemas. Neid tuleb lihtsalt taastuvenergia, kui taastuvenergiat tuleb süsteemi aasta-astmelt juurde, siis tuleb neid salvesteid ka sinna süsteemi nagu juurde panna. Et ma ütleks niimoodi, et tingimata ei ole vaja igal tarbijal või igal kogukonnal või ühistul oma salvestust ehitada, sest et võrk praegu katab selle osa ära. Aga kindlasti varem või hiljem tuleb majanduslik sisend, sest et ega võrgu, me rääkisime ka sellest, et see ühistegevuse või koha peal elektri tootmise üks majanduslik motivaator, suur motivaator ongi see, et saada võrgutasudest lahti. Ja tegelikult ka need võrgutasud, mis täna just tunduvad proportsionaalselt arve peal nagu suured, siis need lähevad ajas ainult suuremaks. Sest et probleem selles, et mida rohkem tekib kohalikku tootmist, seda vähem hakkab energiat liikuma suures süsteemis, järelikult kulud jagatakse vähemalt ühikute peale ja tõenäoliselt tulevad varem või hiljem tulevad ka püsitasud, mis lähevad suureks. Ehk siis, mida ma tahan nagu öelda või üritada natuke ette vaadata, siis siin ka 2 trendi saavad kokku. Üks on ka see, et salvestustehnoloogia kukub sama suure kiirusega nagu päikse oma on kukkunud juba. Tõenäoliselt kuskil tuleb stabiliseerumine, aga siiski see areng on praegu tugevalt selles suunas. Ja teine areng on siis vastupidises suunas,
kui võrgutasud kasvavad, tekivad püsitasud, siis see majanduslik nii-öelda punkt tekib üsnagi varsti. Ja ma arvan, et tegelikult seda on võimalik juba täna, kui seda investeerimisvõimekust on, juba täna tegelikult on võimalik nii-öelda teha see investeering tasuvalt ära. Aga see nõuab loomulikult siis mitte päris topeltkapitali, kui võrrelda päiksepargi investeeringuga, aga igal juhul suuremat investeeringut. Nii et see on niisugune majandusliku arvutamise küsimus, aga ütleme, pikas perspektiivis see kindlasti tuleb. Küsimus on lihtsalt, et millal on mõistlik see konkreetne samm ise teha. Martin, aga elektriautod tulevad väga kiiresti. Minu mõistumist mööda, elektriauto on ise ka ju akudele. Ja sa mainisid, et siis, kuidas öelda, suurde võrku läheb vähem elektrit, hakatakse võrgutasusid tõstma, aga samas vaata, meil see transport ju alles hakkab elektrifitseeruma. Ehk siis see raha, mis me naftasse paneme iga nädal tangid 5-60 euro eest, seda võiks laadida ju kodus. Et jah, aga kui sa ise toodad, vaata, parasjagu paned selle stepsi seina, siis kui päike paistab või tuul puhub, sõltumalt sellest, mida sa toodad, siis sa saad oma auto nii-öelda paagi täis. Jaa, mis ma mõtlesin selles mõttes, et energiakogus nagu väheneb ka, mida tekitab elektritransportsüsteemis. Elektritransport loomulikult tõstab ka koguseid, aga veelgi enam ta tõstab süsteemi, ütleme siis, võimsusvajadust. Sest et kui me mõtleme kas või näiteks kiirlaadijate peale, eks ju, siis ühe kiirlaadija võimsus on 250 kilovatti, mis ütleme, võrdleme siis kodus on mingi radiaatoriga, mis on 2 kilovatti. Et me näeme, kui kiiresti kasvab süsteemis see tippvõimsuse vajadus, samal ajal see laadija võib seista, ma ei tea, 10 tundi ilma selleta, et keegi seda tarbiks, aga see süsteem, mis on üles ehitatud selle laadija nõudluse rahuldamiseks, ju maksab raha. Ja see on vaja tarbijate poolt kinni maksta, nii et ka nende laadijate puhul tekib parem või hiljem selline, mina näen sellist olukorda, et ütleme, kui näiteks Tallinn-Tartu maanteele kuhugi, näiteks Arekanti tekib uus nii-öelda siis tankla, siis ma näen seda, et sinna kõrvale peaks tekkima ka suur päiksepark, et tegelikult seda tarbimisvõimsust rahuldada, sest et selle süsteemi üles ehitamine, me just eile debateerisime siin nii-öelda püstiala peal ühe vesiniku energeetika fänniga, eks ju, tema põhiargument oli see, et miks elektritransport, kus see pudelikael ongi see, et see elektrivõrk ei arene järgi. Ja just nimelt sellepärast, et see kasv jällegi ei ole orgaaniline, vaid need kiirlaadijad nõuavad hetkeliselt nii palju energiat, et kogu süsteem, ja kui see summeerida, süsteemi tasemel tuleb see võimsuse kasv kõik summeerida, et seda nagu ei suudeta teha, et seal tekib jällegi see, et päiksepark kas kõrval, katusel, all-laadijad ja seal vahepeal puhverdavad veel akud. Aga see kohalik tankimisjaam, energiajaam, see päikesepark, mis seal kõrval on, see võiks olla kogukondlik. Just nimelt. Absoluutselt. Ja autode laadega. Siin laval ei saa midagi muud väitagi. Kulno, väga lihtne, olen lehest lugenud, et sinu kogukonnas on sageli seisvad autod, mis ootavad praamide pääsu. Kahjuks need on rohkem bensiin- ja diisliautod. Aga põhimõtteliselt on see, mida me siis nimetame majandussüsteemis vangis olev klient, ehk et ta ei saa kuhugi otseselt ka mujale minna, enne kui praam ta ära viib. Olete valmis talle tegema sundtankimine. Sundtankimine. Ja meil on Virtsu vana kalatehase territoorium on nüüd just võetud uuesti kasutusse, siin hakkab midagi Telliskivi keskuse moodi tekkima ja sinna tuleb kindlasti elektriautode laadimispunkt ka, mis kuuluks kogukonnale. Publikus oli veel vähemalt üks küsimus. Jaa, mul tekkis nende energiasalvestite kohta veel küsimus, aga ma tõenäoliselt pöördun sellega pärast korda, sest see läheb võib-olla natuke liiga süvitsi seoses selle peak shavinguga. Aga mul tekkis see küsimus ka, et mis see motivatsioon on praegu nii eraisikutel kui ettevõtetel näiteks uute päikeseparkide rajamiseks. Et tegelikult ju toetused on, kas seal on mingid toetused siis praegu või on tulemas midagi juurde. Ja teiseks näiteks numbriliselt juba on teada ju, vähemalt ma olen kuskilt kuulnud, et päikeseparkide kogu võimsus siis praegu Eestis on 800 megavatti, millest siis eelmine aasta toodet või rajati siis äkki 300 megavatti. Ehk siis eelmise ja üle-eelmise aastaga see maht lihtsalt meeletult kasvas. Aga mis on siis praegu see motivatsioon siis uute parkide rajamisel?
vastan omast kompetentsist. Kuna neid parke tuleb nii kiiresti juurde, siis tuleb oma park teha kiiremini. Sest et muidu tuleb kohalik ettevõtja ja siis ei ole enam võimalik. Aga teine asi on ka see, et tõepoolest, et nagu see keskkond, eks ole, mis seaduste, toetuste abil tekitatakse, et see või meile tekib, mille me ise tekitame, et see mõjutab seda, kui kiiresti need ühistulised tootmisjaamad tekivad ja seda on näha erinevate riikide võrdluses, et sellised algatused nagu Märt eest veab, energiaühistu ja sellised kompetentsikeskused, kes aitavad põhimõtteliselt inimestel teha, teeb seda oluliselt lihtsamaks. Aga tahaks Martin natuke kommenteerida energia spetsiifika poolt ka? Tasuvuse poolt jah, et see, miks neid tehti praegu ruttu, see oli tõesti regulatsioonist või tehti nüüd hiljuti hästi palju regulatsioonist tulenev, sest et viimane niisugune helde taastuvenergia toetus lõppes ära vist 2018 või 19 lõpus midagi taolist ja selleks ajaks oli vaja need pargid kõik valmis ehitada. Ja miks ma ütlen helde, sest et see toetus on väga, see number seaduses on väga vana ja see tekkis sinna seadusesse olukorras, kus tehnoloogia maksis oluliselt rohkem. Ja kuna see seaduse muutmine on ka niisugune pikaajaline protsess, siis tekkis sinna lõppu selline väga soodne selline võimalus akeneks ja kus oli veel vana toetus on ju, aga samal ajal tehnoloogia hinnad olid kukkunud. Nüüd kui mõelda selle peale, et mis siis edasi saab, no edasi saab see, et riik teeb ka tulevikus tõenäoliselt mingisuguseid toetusskeeme ja tõenäoliselt on nad mingit vähempakkumise vormis, aga see ühistu peaks pigem vaatama just nimelt see, et ta toodab energiat seal, kus seda tarbitakse ja see tasuvus tekibki ikkagi võrgutasude säästust. Et see on see ühistulise tegemise point, et kui mõelda selle variandi peale, et me teeme lihtsalt ühe elektrijaama nii-öelda suvalisse kohta, siis me tõesti peame arvestama sellega, et selle elektrijaama tuluks antud hetkel saab olla ainult turuhind ja ei saa tegelikult ka välistada ja mina utsitan ka Märti, et tegelikult me võiksime ikkagi ühe sellise turuhinnapõhise projekti ka ära teha, et ma arvan, me saame ühistusse raha kokku, et lihtsalt testida, et kuidas sellel läheb. Sest kui me vaatame näiteks selle sama suve praegu, siis said küll kaks asja kenasti kokku, kõrge elektrihind ja päike. Ja see näitabki seda tegelikult, et suvel kui tavaliselt elektrijaamad on siis, kas need juba pannakse kinni kõrget CO2 hinna tõttu või tavaliselt on ka elektrijaamade planeeritud hooldused suveks ja nii edasi, ehk siis mis iganes see põhjus oli, aga ilmselgelt selle kõrge hinna ainuke ju põhjus on see, et pakkumist oli süsteemis vähe ja suvel, siis kui paistab päike. Nii et siin satuvad ka asjad kokku, et ehk siis ma arvan, et võiks teha ka ainult turuhinnal põhineva projekti energiaühistu, aga eelkõige on energiaühistu ikkagi mõeldud selleks, et toota energiat seal, kus see ka ära tarbitakse. Ja siis on see säästmine, see võrgutasu. Ma võib-olla lisan siia juurde, et mulle väga meeldis see eelmise aasta päikesepuu. Tegelikult see näitab seda, et vähemalt iga eestlane on ühte päikeseparki näinud, ta on katsunud, et see, millega Peeter 10 aastat tagasi tegeles Arengufondis, keegi poolt päikeseparki näinudki, mis asi see on. Nüüd me teame, mis see on ja nüüd tekib mõte, äkki mul võiks ka olla. Ja nüüd, kui eelmise 2 aastaga on need kõige lihtsamad, kõige kiiremini võrku liidetavad kohad ära võetud, nüüd on mõistlik tööle panna need kohad, kus on vaja võib-olla ühiselt kokku tulla ja võtta need kohad ka tootmiseks kasutusele. Me oleme nii-öelda ühistuga, see momentum, ajalooline momentum on hetkel nende ühistute alustamiseks väga hea. Ja ma tahaks lisada siia võib-olla seda, et me oleme nüüd väga sujuvalt eksklusiivselt päikese energiast rääkinud, aga kui mõelda teistele energiatootmisviisidele, siis Märt, sa juba rääkisid sellest ühistust, kes sooja toodab. Arengufondis tegelikult arvutati läbi ka võimalused teatud piirkondades, kus inimesed elavad piisavalt ligistikku, toota ka soojust koostootmisjaamades. See tähendab, et ühistuliselt näiteks rajada katlamaja, kus tegelikult tuleb siis need trassid on olemas või pikas perspektiivis, ma ei tea, mis see pikk tänapäeval on, paar aastat. Pikas perspektiivis võib mõelda ka tuulikute peale, sest et kui tuulikute hinnad ei ole nii kõvasti kukkunud kui päikesepaneelide omad, aga küll nemad ka järgi võtavad, et põhimõtteliselt see on iga kogukonna enda otsus,
ja oma ressursi ärakasutamine, oma võimaluste ärakasutamine. Arengufondis see arvutused peaks kuskil isegi veel olemas olema kättesaadavad, kus olid kaardistatud need Eesti piirkonnad, kus siis võiks ühte või teist sellist energiatootmisviisi kasutada. No nii väga hea, nüüd me oleme siin ennast kurssi viinud sellega, et see kõik on võimalik, tegelikult on vundamendid laotud, on energiatehnoloogiliselt võimalik, on kogukonna valmisoleku ja huvi seisukohalt võimalik ja on ka ärimudeli seisukohalt võimalik. Aga nüüd testime läbi paar nagu sellist hästi konkreetset näidet. Ja siin meil on panelistidele anda igale ühele üks väike roll, et me vaatame 3 stsenaariumi, sest rohkem ilmselt ei jõua praegu ajaliselt. Üks stsenaarium on see, et meil on üks maa-alev asulakeskus, kus on selline mitmekesine tarbimine, seal on elamuid, seal on kohalik vallamaja, seal on mingi koolikene, lasteaed, seal on kindlasti Coopi kauplus, võib-olla veel paar tükki. Sa räägid Virtsust, tundub. Ma räägin mudelalevist asulast Eestimaal. Virtsu Põhjaga Külja ütlen ma kohe peas. Absoluutselt, seal, kus me kõik oleme kunagi olnud ja käime sealt läbi praktiliselt suvel mitmeid nädalas selliseid asulaid. Ehk see on mitmekesine tarbimine, mitte ainult elukondlik, aga ka sotsiaalne ja kindlasti ka mingisugune teenindus või tootmine. See on esimene stsenaarium. Teise stsenaariumi võtaksime ühe linna ääre uus arenduse. Kui me vaatame, kuidas moodi linnad arenevad, siis tegelikult on ju kõikides linnade äärtes on sellised põllud, mis kunagi olid põllud, aga nüüd on seal majad, võimalikult ühesugused, igal pool on elupuuhekk. Aga elupuuhekki taha teeme võib-olla päiksepargi ka. Et vaatame seda sellist uusarendust linnaserval, võib olla ka mingi kompaktne kortermajade piirkond, eks ole. Aga mõte on selles, et tal ei ole tingimata väga ajaloolist tugevat kogukonna vaimu. Võib-olla seal on inimesed äsja sisse kolinud, seal ei ole veel sellist, ütleme 10 aastat koos rahvatantsu tantsinud seltskond, kes on ka 10 korda juba külakiike remontinud, vaid alles on uued pered ja võib-olla räägivad erinevat keelt, kes teevad linnas tööl valdavalt ja kus võib-olla ei olegi seda süsteemi välja arenud. Või siis ta on suur, et ta on anonüümne, nagu näiteks ka need samad Tallinn, Tartu ja vähemal määral teiste linnade magalarajoonid, kus inimesed kus elavad kõrvuti, aga ta on monofunktsionaalne magamaskäimise koht. Ehk et... Selle võtaks kolmandaks, ehk ongi linnaasum. Sul on linnaasum, kus on inimesed linnalises koosluses, kus käiakse magamas valdavalt, aga järjest enam ka keegi käib mingid äri tegemas ja söömas ja teeninduspindasid rentimas. Ehk seal ollakse rohkem hajali, inimesed liiguvad päeva jooksul palju ja kindlasti on seal ka seda anonüümsust rohkem, aga võib-olla see koht liidab inimesi rohkem, nagu meil on Tallinnas juba on Kalamaja seltsid, Telliskivi seltsid ja muud sellised asumi vundamendikesed olemas. Ja siis ma paneks igale ühele ühe mütsi pähe. Martin on siis energiakriitik meil, kes ütleb, et kas energeetiliselt see mudel üldse võiks olla mõistlik. Kommenteerib seda poolt, tehnilist energia poolt. Siis Kulno võiks kommenteerida seda, et kuidas see kohalik inimene sellest kõigest võita võib ja mis teda huvitab ja mis talle küsimusi tekitab, ehk võib-olla ka mingit skepsist. Peeter võiks vaadata, et milline on selle konkreetse kogukonna dünaamika, milline on see kogukond oma eripäras ja kuidas moodi teda võiks kuidagi mobiliseerida ühine tegutsemine. Ja Märt ütleb siis, kas äriliselt võiks ka välja vedada. Annab kohe sellise numbrilise diagnoosi. Ja püüame sellise tempoka stsenaariumite analüüsi kohe läbi teha ja hakkame pihta esimesega. Ehk võtame mudelnäide Virtsu, aga neid on tuhandeid üle Eesti, ehk maa-asula, mitmekesine tarbimisseltskond on taga, mitte ainult ei maga seal, aga ka toodab ja midagi tarbib ja ehk ka teeb seal mingit kultuuri või õpetab lapsi. Martin, kas selline võiks olla potentsiaalne huviobjekt kogukonna energeetikaks? Jaa, minu roll ongi see kõige lihtsam, kui ma pean tehniliselt kritiseerima, siis see kõik, mis sa kirjeldasid, kõik need stsenaariumid on tehniliselt võimalikud. Ja võib-olla ma kasutan selle oma sloti praegu ära, et miks üldse energiaettevõtte sellises seltskonnas istub, ongi see, et see ongi nagu kummaline olukord, et tehniliselt on võimalik, tundub, et ka majanduslik on võimalik, aga millega seda asjad ei sünni. Ja sellepärast ongi siin teised inimesed, et rääkida seda, et kuidas need asjad ikkagi ühiselt nagu ära teha, sest tehniliselt on see võimalik. Ja kui sa tõid need heki näited ja nii edasi, ma hüppan juba järgmiste asjade peale, siis paljuski tekibki see küsimus, et naabri, ütleme, päiksepark on kole, minu oma on ilus.
ja ühiselt saab teha siis sellise päiksepargi, mis on kõigile ilus, aga tehniliselt on nad kõik võimalik. Aga kui me hakkame sellest nii-öelda maa-asulast pihta, seal on ikkagi tavaliselt mingit pinda ka veel, et sinna saab maha panna, eks ole. Ja kui on mere ääres nagu Virtsu, saab panna tuuliku püsti, eks ole. Ma saan sellest aru. Aga kui me nüüd edasi läheme selle vaatenurga peale, et mis siis kohalik inimene sealt saab, et siis küsime nüüd Kulno ja Peetri käest, et okei, Virtsu näide, meil on tegelikult teada, seda sa kommenteerisid, aga kui sa võtad nüüd mõne nagu hästi konkreetse sammu enda Virtsu näitel, mida siis vajad päriselt sinul on vaja teha kogukonna aktivistina seal samas Virtsus, et need inimesed ütlevad sulle, kuulge, kutsume nüüd selle Märdi siia rääkima, mudeldama ja las nad teevad meile selle pargi ära. Miks? Mis on need tõkked? Mida sina koha peal veel näed? Ja ma ei pea neid isegi üldse välja mõtlema, sest need tõkked on täiesti olemas, et ma olen küll koha peal aktivist, aga ega see kogukond nagu valmis veel ei ole. Ja kõige suurem barjäär, mis mina näen, ongi see, et tegelikult kuigi on koos palju asju tehtud, siis tihtipeale ikkagi seal kogukonnas on mingisugune aktiiv. Ehk kui näiteks Virtsus või ükspuha, kus siis väikses asulas on 500 kuni 1000 elanikku, siis tegelikult omavahel käivad nad läbi kas mingi grupiviisi kuidagi. Kui on mingi keskne aktiiv, siis seal on maksimaalselt 20 inimest ja aktiviste on seal siis 3. Ja ülejäänud inimeste jaoks on see kogukonna elu nagu selline number 8 positsioonil, eks. Et kõigepealt ikkagi oma asjad ja siis, kui võib-olla jääb aega üle, siis käin peol, mida siis selts korraldab ka ära. Et see on nagu see, ma arvan, et üks suurem takistus Eestis, et siiamaani me oleme pidanud ikkagi iseenda koduümbrust ja seda väga oluliseks. Pluss on minu meelest nüüd skeptikuna, et negatiivse poole on toonud ka meie liiklemine autodega. Sest isegi väikestes kohtades inimene istub oma hoovis, tuleb maja uksest välja ja istub auto uksest sisse ja sõidab poodi. Seal need poed on ka muutunud selles mõttes suureks, et enam poemüüjaga pikka juttu ei ole või muutub üldse automaatseks. Tegelikult seda omavahelist suhtlemist on ikka palju vähemaks. Et see on üks suurim probleem minu meelest ja siis teine on, ma arvan, rahaline. Et mõned inimesed, neil tõesti peost suhu, eks ju, käib elamine ja mõnel ettevõtjal on siis natuke rohkem ja mõned ettevõtjad on mõnel võib-olla vaiba juba jalga alt ära tõmmanud ja ei ole kohalike hulgas enam nii heas kirjas, siis neid nagunii enam ei usaldata, nii et selline kihistumine ja usaldamatus on see, mis on takistuseks kogukondades. Ja väikestes, nii väikestes ma arvan, kogukondades ja linnas, kus üldse kokku ei puutuda, seal on veel suurem. Nii, Peeter, mis selle kompotiga pihta hakata? See küsimus, ma mõtlesin, ma räägin ikka veel probleemidest. Kulno, sa rääkisid juba liidri sellisest suurest rollist, et kodukandiga koos oleme ka seda asja uurinud ja see uuringust, mida me paar aastat tagasi tegime, tuli välja, et see liidri kesksus on igasuguste MTÜ-de, aga sageli just sellistes kohtades, kus inimesi üldse vähem on, peamine probleem. 70% laias laastus Eesti kogukonna organisatsioonidest ütlesid, et nemad ei teeks mitte midagi, kui liider ära kukuks. Ja seal on nagu, arutades on seal kaks asja. Esiteks on muidugi see, et inimesi on vähe, aga teine asi on, inimesed kardavad muutust. Sest et kui keegi on ikka pühendanud, ehitanud midagi, tõmmanud inimesed sinna rahvatantsu või arenguseltsi kaasa ja siis tuleb keegi ütleb, et aga teeks hoopis energiakogukonna, siis on ei, aga mis siis rahvatantsust saab? Selles mõttes, et minu meelest see energiaühistu on hea näide, et kõik muutub ja sellise muutuse
esilekutsumine on loomulikult lihtsam seal, kus on sellised inimesed. Ehk tegelikult on pigem see kohalik eestvedaja on täna selline kultuurikeskne inimene, kes oskab teha väga palju asju, mis on seotud kultuuri, ühistegevuse, meelelahutuse, seltsingu tegevuse ümber, aga kes sellist võib-olla väga tehnilist asja, nagu on energiapargi ehitamine, ei tunne, et see oleks nagu tema tassike teed ja tal võib-olla lähevad vahepeal kilovatid ja megavatid sassi ja mis on ka normaalne. Ja vatid ja voltid. Voltid ja voltid, seda enam veel. Ja võib-olla vahepeal tulevad veel mingid uued terminid. Et mida nüüd teha selleks, et meil tekiksid nagu kogukondades need inimesed, kes selles energeetika valdkonnas suudaksid nagu hakata kandma sellist eestvedaja rolli, sest ma saan aru, see on nüüd see tõke, mida nii Gunnar kui Peeter mõlemad nagu mainisid siin. Et tuua inimesi kokku, et mitte kui inimene tuleb, eks ole, rahvatantsurühma ja siis ta homme tuleb uus koosolek energia teemal, siis on tuba tühi. Ja see võib-olla ei olegi ainult energia, aga ükspuha, mis mingi täpselt selline minna sealt meelelahutusest ja mingite asjade taastamisest, nokitsemisest mingiks tootmise peale. Praegu võetakse seda kui äri ja kui on jutt ärist, siis on raha ja siis hakkab mingisugune konkurents, eks ju, ja sellised teemad kohe pihta. Et see on jah, mõtteviisi muutus tegelikult, mis on väga keeruline muuta. Selle kohta on hea näide, üks maailmakuulus muusikafestival toimus Uus-Meremaa Lõunasaare põhjatipus. Maailmakuulus DJ-de festival. Aastaid toimunud. Üle maailma tulevad inimesed kokku ja see põhimõte oli see, kellelegi raha ei maksta. Kõik lennupilet makstakse ja sadu tuhandet inimesi. Seda tegi üks seltskond, 10-liikmeline sõpruskond umbes. Ja siis, kui oli koroona, siis välismaa artiste ei saanud kutsuda, kutsuti kohalikud inimesed. Ja enne imet, festival jäi mitmesaja tuhandega plussi. Ja mis juhtus? Tülli mindi. Ja see festival enam ei toimu. Sest nad lihtsalt läksid laiali. Eestlastel tõepoolest on vähe kogemust ühise raha asja ajamisel. See vaese ühiskonna võrk, midagi ei ole teha. Me tuleme ajast, kus üldse raha oli vähe. Aga samas me just ju mainisime, et igas õues on Land Cruiser. Muru on niidetud, et me oleme õigel teel. Et võibolla nüüd ongi nagu, et hakkab vaikselt seega majanduslik ühistegevus tulema. Ja selles mõttes need, kui me siin oleme rääkinud, et kohalik ettevõtja on kogukonna liige, siis loomulikult me kõik kas teeme tööl või teenime muul moel raha. Igal juhul, et need inimesed, kes hakkavad mõtlema tootmisele või energia tootmisele, need on kohalik ressurss. Ja see, et nüüd tekib selline harjumus ja traditsioon, et osatakse ühistegevust korraldada selliselt, et näiteks põhikiri, kuidas täpselt see ühistu tegemine käib. Et tehniline know-how on olemas, just nagu ma enne mainisin neid nii-öelda vahendajaid, eks ole, kes aitavad. Mujal maailmas on neid kümneid või mitte sadu riikides, Saksamaal, Taanis, Inglismaal, Eestis, arengufond natuke oli, siis kadus ära, nüüd on energiaühistu, et kui ma arvan, et teil on siin väga suur roll selle teadmise ja traditsiooni tekitamisel. Tegelikult me ei peagi õpetama neid inimesi, kes on kultuurikandjad ja kultuuri eestvedajad maal ümber energiaspetsialistideks, vaid me peaksime nende samade inimeste ümber oleva selle võrgustiku lihtsalt koos hoidma, nende samade inimeste abil ja tooma sinna juurde uued teemad, aga kuidas seda siis Märt teha? Me ise oleme mõelnud, et ükski kogukondlik park ei sünni ilma kogukondliku eestvedajata. Ehk siis põhimõtteliselt see sama rahvatantsu ansambli eestvedaja, tema võiks olla ka siis nii-öelda selle energiaühistu eestvedaja. Kuidas me teda aitame? Energiaühistu, me oleme nimetanud neid, et siis see inimene oleks nagu meie saadik. Meie anname sellele saadikule toe ja teadmised, mis on energeetika, mis on kogukonna liikumine. Me anname talle tööriistad ja tegelikult me just eelmine nädal viisime läbi ka tegelikult esimese energiaühistu saadikute koolituse. Ehk siis tõimegi need inimesed kokku ja andsimegi neile algteadmised energeetikast, liitumistest ja kogukonnast, et kuidas hakata oma kogukonnas üldse seda teemat tutvustama, mis punktid läbi käia, et me sisuliselt andsimegi neile inimestele nii-öelda käsiraamatu kätte. Et ta käibki nii, et koolitame kogukonna inimesed ise välja.
ja noh, siin ennem oli publikust küsimus, et kui nüüd, noh, ma imasin, et umbes, et kui nüüd tahaks teha, et mida teha, et siis laias laastus on see ju organiseerumine, ehk siis selles tööriistakastis on ju väga lihtsad oskused, kuidas selgitada teisele inimesele, kus müüa ideed, kuidas kutsuda kokku koosolek. Ja see ei pruugi olla seesama rahvatantsu eestvedaja, aga samas, kui see inimene on olemas, öelda, et kas ma võin tulla teie rahvatantsu trenni, ma räägin 15 minti energiakogukonnast, ennem seda. See tähendab, et see ressurssi, mida on juba tekitatud, seda ära kasutada. Väga lahe. Nüüd võtame järgmise mudeli kilbasteks, et see on see põlluarendus kusagil linna ääres, kus võib-olla inimestel on olnud veel rohkem raha suuri autosid osta ja rohkem panna elupuuhekke, aga vähem on aega üksteisega rääkida, veelgi vähem kui Virtsu inimestel. Ja nad võib-olla ka ei tunne teineteist nii hästi, et võib-olla seal ka inimesed tahavad teistsugust lahendust majade külge, et võib-olla nad ei taha sinna maapinna peale, kus võib-olla peaks kunagi kohalik lasteaed tulema, äkki tahavad nagu kusagile kõrgemale, et Martin, kuidas neid paneele nii saab panna, et nad on nagu vähem näha? Näiteks autovaalialune, palun, üks variant kohe olemas. Aga noh, jällegi see, et tõesti, kui me räägime uutest eramajade arendusrajoonidest, siis seal see kogukonna, noh, nii-öelda kogukonnaga tehtav lahendus, seda peab tõesti natuke mõtlema, et kuidas see selles mõttes sobib, sest et kui me mõtleme praegu tavalise, eks ju, uus elamuarenduse peale, siis on endine karjamaa või mets on jagatud tükkideks, seal on vahel on teed ja igal tükil on üks maja. Ja nüüd, kui mõelda selle peale, et kuhu see kogukondlik päiksepark sinna sobiks, siis seda kohta seal tegelikult väga ei ole. Ja võib-olla sinna, ja kui seda kohta seal ei ole, võib-olla seda ei peagi sinna nagu pressima, et ainuke asi, mida seal võib-olla võiks mõelda, on siis see, et kui üks naaber tahab hakata endale päiksepaneele panema, et siis võib-olla ühiselt mõtleks läbi, et kuidas me niimoodi paneme, et see kogu küla välisilme või siis selle arenduspiirkonna kogu välisilme on ikkagi jätkuvalt kõigile vastuvõetav, et võib-olla siis see on see tegevus, aga mul on tunne, et need lahendused on seal siis ikkagi individuaalsed, välja arvatud juhul, kui siis selle arenduspiirkonna kuskil kõrval on piisavalt tühja maad, et seal saaks ka midagi ühiselt teha, et see sõltub sellest olukorrast. Aga ma arvan, et selle näite puhul me jõuame veel ühe olulise asja juurde, millest me ei ole väga palju enne rääkinud, ja see on arhitektuur. Et tegelikult üks suuremaid vastasseise ja eriti tuuleparkide puhul ongi just nimelt meid ümbritseva ruumi muutus ja me ei ole selle muutusega nõus ja eriti veel me ei ole sellepärast nõus, et keegi teine seda teeb. Ehk siis siin on nagu kaks asja, et siin on ratsionaalne pool, ehk siis see ruumi muutus, mida saame mõõta mingite meetritega, mingite kaugustega, aga teine on selline sotsiaalne ja emotsionaalne pool, mida tegelikult mõõta ei ole võimalik. Aga me teame ise väga hästi seda, et see, kas me aktsepteerime mingit muutust, ei sõltu ainult meetritest. See sõltub mingisugusest allaollusest, mida on juba keeruline nagu nii-öelda lahti selgitada ja nii-öelda koos tehes ja koos arutades me lahendame selle müstilise poole ära. Et see võib olla siis selle näite puhul see kõige olulisem pool, et me räägimegi läbi ja kaasame ka mingi professionaalse arhitekti, kes siis nii-öelda paigutab, visualiseerib ja me leiame selle ühise nii-öelda lahenduse, et okei, et me suudame selle lahendusega nii-öelda edasi elada ilma, et kõik üksteist kohtusse kaebaks või ma ei tea, midagi loobiks. Siin on ju sihtrühm täiesti kinnisvara arendajad, et võib-olla nendes kohtades, kus alles arendatakse, üks arendaja läbi mõelda, kuidas sellest teha niimoodi energiasäästu küla või ise energiat tootev küla ja need asumid, mida on ka väga palju viimastel aastakümnetel tehtud, kus on see kõik juba olemas, võikski olla keegi arhitekt, kes pakub sellise lahenduse, mis nagu tervikuna mõjub kenasti, mitte ei ole natuke nagu lipi peal, lapi peal. Ja nende uute asjadega tegelikult isegi lihtsam ja need tõenäoliselt hakkavad varem või hiljem tulema, sest et ka need energiasäästu nõuded, need kõik võimalikud A ja B kategooriad, eks ju, need lähevad nii karmiks, et tegelikult ilma päiksepaneelid juba ei saagi. Ja uute lahenduste puhul nad tõenäoliselt tulevad ja nad lahendataksegi ära, aga võib-olla on just need piirkond, mis on juba valmis. Et kui mõelda nüüd selle peale, et igaüks hakkab suvaliselt kruvima neid kuhugi, et sealt tuleb midagi väga koledat lõpuks välja, et seal on vaja seda ühistegevust. Aga Peeter, ma vaatan sulle otsa, küsin, aga kuidas siis see kogukond nüüd saaks kokku tulla? Kes varem ei ole kokku tulnud, kes igaüks sõidab õhtul magama oma teleka ette ja hommikul on kell 8 on voor linna? Enne kui ma selle küsimuse vastu, ma tahan kommenteerida. Sotsiaalset ja emotsionaalset asja saab väga hästi mõõta. Kui vaja mõõta, helistage mulle, ma mõõdan.
sul on aparaat nimega Peeter. ei, see on väga, seda tehakse kogu aeg. Ja väga palju kasutatakse seda, noh, nii headel kui halbadel eesmärkidel, aga ei ole midagi müstilist, et majanduslikku saab ja sotsiaalset ei saa, saab ikka. Aga no nende magalarajoonide, kui need praegu modernsete magalarajoonide ehk siis eramupiirkondade inimesed on hädas ühisruumi ja ühistegevuse puudumisega mitte ainult energia valdkonnas, noh, kõik teame, lasteaedu ei planeerita, ühisruume ei planeerita sageli sellistesse noh, väga ekspansiivselt laienevatesse linnaosadesse ja tegelikult need probleemid ei ole tõenäoliselt esmajärjekorras seotud energia tarbimisega. Kui on mingisugune ühine mure ja sageli on, see algab kas lastehoiust, mingisugusest, noh tõesti, et seal ei ole mitte midagi teha õhtuti ja nii edasi, et kui on mingisugune soov seda mure lahendada, siis selle põhjal energiat toota on ainult, nagu öeldakse, tehnika küsimus, sest et tõepoolest me siin mainiti, et ühisruumi ei ole. Et kui on kas või näiteks lasteaia katus, kuhu need paneelid panna, siis see on kohe ühises kasutuses olev ruum, aga kui maad ei ole, siis noh, seda on raske teha. Ja ma arvan, et sellises äsja tekkinud nii-öelda kogukonnas oleks energiaühistu loomine veel üks võimalus, et siis peab tulema keegi väljaspoolt käima need majad läbi, koguma nii-öelda mõtted kokku, vaatama need katused üle ja siis kokku kutsuma nad mingil nädalavahetusel, kui nad tööl ei ole, eks. Ja ma arvan, et see võib tekitada selle ühise tegevuse võib-olla esimese asjana, et kui ikkagi kõikide eramute lõunapoolsetele külgedele saab planeerida ja paneelid panna ja omavahel hakata seda elektrit siis vahendama, eks ju, siis täitsa võib toimida. Võib-olla kõige lihtsam ongi, et okei, see esimene on vaja leida nagu see inimene, kes need uksele koputamised ära teeb. Tegelikult kõige lihtsam asja, mis me saaks talle juurde anda, et kui kas või need paneelid kõik koos osta, palju me juba kokku hoiame. Palju me juba sealt kokku hoiame, see ongi energiaühistu esimene samm. Ostame ühesugused paneelid, kõik koos, sealt tuleb juba meeletu sääst ja ongi ühistegevus alanud. Väga tore, aga ma vaatan kella ja me kindlasti võiksime veel 10 stsenaariumit siit läbi mudeldada, aga mida me siiamaani oleme teada saanud on see, tehniliselt ütleb energeetik, kõik on võimalik. Andke ainult pinda, kuhu külge kruvida või mida püsti panna, kõik on tehtav. Kogukonna inimesed ütlevad ja sekkumisviisid on erinevad, aga tegelikult on tehtav. Peab leidma üles selle konksu, kas selle ühise mure, eks ole, kas meil ei ole lasteaeda või meil, ma ei tea, tänavavalgustus ei tööta või ongi see energeetika, millega hakatakse koos ühist jututeemat veeretama ja ilmselt siis nagu see lahendus, kuidas moodi inimesed kokku tuleksid, on pisut erinev, aga tegelikult on ta ikkagi ühesugune. Inimesed tulevad kokku, lahendavad oma ühesugust muret ja teevad seda koos. Ja Märt ütleb, et ka on võimalik seda lahendada nii ühes kui teises kogukonnas ja kui ühes kogukonnas on vähem võib-olla seda pinda, teises kogukonnas on vähem võib-olla raha, siis tegelikult ühistu saab siin tulla ka rahaga, ma saan aru, appi ja kutsuda veel investoreid mujalt, et kui seal näiteks on siin Virtsu tuleks näiteks hoopis mõte, et teeks inimestele endale, teeks 5 tuulikut, mitte ei ole ainult, et paneks siin päiksepaneele üles, siis teil ju tuult jätkub. Ja need olemasolevad tuulikud seda kõike tuult ära ikkagi ei söö, nagu me oleme aru saanud. Virtsust käib tuul tööl. Absoluutselt. Siis tegelikult võiksite teie ju hakata hoopis nii-öelda kogukonnaks, kes kaasab investoreid endale ja ka investoritele endale, et seal tuul alati puhub, on ju hea garantii. See, Annika, on sul väga hea kokkuvõte, millega panen ma endale pähe siis publiku mütsi nii täna siin Paides arvamusfestivalil kui ka järelvaatamises interneti vahendusel ja küsingi kokkuvõttes, mis siis nüüd järgmiseks igalt panelistilt, et mis on need väga konkreetsed sammud, mida iga kogukond saab teha, sest et majanduslikult on loogiline, maailmavaateliselt on õige, tehniliselt on tehtav ja kogukonna kaudu saab teha. Mis siis nüüd järgmised sammud peaks olema, mida peaks tegema ja ehk eri vaadetest veidi saate ka sinna lisada seda, et mis on see miinimum asi, mis kogukonnas peaks olemas olema, et ma saan aru, et Martiniga on kõige lihtsam
koht, kuhu need paneelid või tuulikud või mis iganes panna. Ja seega alustakski Martinist, et mis siis nüüd teha tuleks järgmisena? Siis energiaühistu, me räägime ikkagi energiaühistu kontekstist, seda praegu energiaühistu on veel noor ettevõtmine. Ja ma arvan, et see, mida nüüd siis teha ongi vaja, on see sama jutt, mida me siin praegu räägime, seda peabki siis energiaühistu nüüd siis igapäevaselt üritama nagu ellu viia ja see ongi see konkreetne tegevus, kõik need ideed, mis siin tekkisid ja kõik need mured, mis siin ka kerkisid, et nendega tegelema samm-sammult, et need kohad ikkagi, kuhu siis neid uusi päiksepaneele või tuulikuid panna päriselt tekiksid, sest et tegelikult energiaühistu üks oluline detail on ka siis veel see, et energiaühistu on ikkagi tulundusühistu, mis tähendab seda, et energiaühistu tegevust me saame mõõta sellega, kui on tekkinud tulu, ehk siis ikkagi mingisuguse konkreetse resultaadiga. Kui me räägime mittetulundusühistustest, kus oli juttu pikalt, et seal just see kogukondlik tegevus paljuski praegu on käinud, siis seal mõõdetakse seda nii-öelda edu toimunud kontsertiga või mingisugune korda tehtud mingisuguse kohana, siis meie saame ikkagi mõõta konkreetselt realiseeritud mingi uue projektina ja see ongi see, mida teha on vaja ja ma ütleks ühe asja veel siia ära, on üks seltskond või nii-öelda ühendav jõud, mida me siin ei tahtnud võib-olla ka mainida, ikkagi väga palju on koondutud täna mingisuguse protesti ideede taha ja tegelikult energiaühist olla millegi vastu, et see on ka väga üks ühendav jõud, millest me täna ei rääkinud, me rääkisime sellist ilusatest asjadest. Aga see on ka vajalik tegevus, tähendab, on ka vaja vahest koonduda selleks, et olla millelegi vastu, see on täiesti okei, aga nüüd hästi idealistlik pilt on siis selline, et ka need vastalised palun liituge energiaühistuga, et me saaksime need küsimusi lahendada igapäevaselt, rutiinselt, mitte ainult mingisuguste niisuguste konfliktide ja skandaalide saatel. Peeter, mida üks selline abstraktselt ja võib-olla veidi protestikultuuriga harjunud kogukond järgmisena, mis on need sammud, mida teha energiaühistu loomisel, selle vajaduse ja võimaluste hindamisel? Me oleme rääkinud sellest, et lihtne on seda teha seal, kus juba midagi tehakse. Aga minu meelest ei pea see sugugi nii olema. Kogukond tekib just sellise ühistegevuse käigus. Ja minu praktiline soovitus on see, et korraldage grillipidu. Söök on alati see, mis inimesi ühendab. Kui tasuta süüa saab, tulevad kõik kokku, ka need, kes vanad ja väetid ja kuulavad jutu ära isegi ainult sabas seistes. Nii et ja selle tegevuse käigus on võimalik organiseeruda, sest et ega see kogukond midagi muud ei ole kui lihtsalt üht tüüpi ühistegevus. Nii et ja ühesõnaga grillipeole. Kulno, kuidas sa seda grillipidu planeerid? Planeeriks seda, et grill töötaks päiksepaneelidelt. Ja grillitaks muidugi nii liha kui ka taimsid. Aga kindlasti on see, et mina arvan ka, et vaja oleks leida need igas kogukonnas siis ütleme energia või tulundustegevuse aktivistid üles. Ja siis juba see aktivist saaks energiaühistu käest selle tööriistakoti ja tuge ja saaks hakata toimetama seal kogukonnas, koputama neid uksi läbi ja rääkima inimestega ja küll see asi siis ka toimima hakkab. See võtab aega, aga kindlasti ja mingid esimesed positiivsed näited, kui käivituksid, siis see oleks väga suureks plussiks, et eriti kui naabrid on ära teinud, siis peab meie ka tegema. Nii, Märt, saime teada, et kõne sulle, see on juba selge eestvedaja, see on siit läbi kajanud, et mis veel on vaja? Mis tuleb veel ära teha või mis veel on vaja? Mina võtan kõne vastu, mudeldan, küsin, kuhu see võiks tulla, mudeldan paar asja läbi ja siis lähen grillipeole. Ja siis grillipeol räägimegi lahti, et kust teha, mida teha, et siis hakkabki kogukond, ise saabki teema ja faktid, mida siis nagu arutada. Et ta ei ole umbmäärane. Et teha see keeruline asi juppideks ja lihtsaks ja igaüks saab aru, mis on tema roll ja mida tema saab teha, et igaüks ei pea olla investor, võib-olla lihtsalt see, kes tuleb liikmeks ja tarbib odavat elektrit, mida ise tehakse. Ja omab sõnaõigust, mis on just see kogukondliku asja mõte. Oleme täna siin tasakaalustanud 2 või isegi 3 keerulist asja. Energeetika, elektrisektor, mis on oma olemuselt nii tehniliselt ülemüstifitseeritud, et voldid ja vatid, mida üritasin siinkohal kõnes kokku panna.
ärimudel ehk täpselt see kogukondade tahe mitte ainult arvutada kokku, palju on vaja projektiraha, et saaks teha kiige korda, aga see, kuidas me koos investeerime, et kõik saaks kasu ja mõned võib-olla siis omanikutulu. Ja siis need konkreetselt eestvedamise küsimused. Annika, ja mis sa järgmine oma... aasta me teeme uue arutelu, kus Kulno teeb case study üle Eesti teistele kogukondadele, kuidas Virtsus on see kõik juba tööle pandud. Sobib? Sobib, ma olen nõus, aga mul oli üks siia lõppu võib-olla selline, mis oleks võinud alguses jäämoorteks olla, aga väga kardinaalne viis, kuidas sinna grillipeole inimesi kokku saab, kui grillipeo nimi on energiaühistu moodustamine, siis lüülitage kõigepealt küla kilbist kõigil elekter välja ja pange sinna silt kohtume grillipeo. selle ideega ja võib-olla metafoorselt või otse rakendamiseks teevad kogukonnad juba ise. Palume, et te ühineksite minuga, et tänada tänaseid paneliste ning ka alati säravat Annika Uudeleppa, kes koos, et olla aus, oleme ka meie mõlemad energiaühistu asutajaliikmed. Ja aitäh Liisale selle toreda humoorika jutupedamise eest ja kohtume siis aasta pärast Demol.